Kas asjad tänases maailmas on juba nii pööraseks läinud, et räägime tõsiselt tuumarelvadest Eesti kaitseks? Välisminister Margus Tsahkna poolt hiljuti öeldu, et liitlastega arutatakse ka tuumateemat, tekitas Eestis üsna elava mõttevahetuse, isegi tuumavastaste petitsiooni Riigikogule. Ja siis oli Eestis äsja Prantsusmaa endine peaminister Gabriel Attal, kes ütles, et kui Eesti peaks tahtma tuumarelva enda territooriumile, on see meie enda otsus ja asi seda küsida Prantsusmaalt. Mis toimub? Täistund sõitis Pariisi, et uurida. Tuleval esmaspäeval algaval suurõppusel Kevadtorm näeme taas ka britte, prantslasi ja ameeriklasi. Eesti kaitse üks tugisammas ongi liitlaste nähtav kohalolek. Et Eestis on 3 NATO tuumariigi sõjaväelased, sellele ehk nii sageli ei mõtle. Prantsusmaa seisab siin tegelikult eraldi, sest ei kuulu, nagu teised 2, NATO tuumaplaneerimisgruppi. Otsuse Prantsuse tuumarelvade kasutamiseks saab teha vaid riigi president, kes sel aastal on ette võtnud tuumapoliitika ümberkujundamise. Oui, nous vivons actuellement au plan géopolitique une période de rupture. Pleine de risques. Prantsuse tuumapoliitika tuumaheidutuse Force de Frappe üks eesmärk on hoida potentsiaalne vastane pidevas teadmatuses. Kuid nüüd on vaenlane Venemaa alustanud ise uut tuumavõidujooksu. Cette même Russie assume un révisionnisme, un impérialisme brutal et déjà forte d'un arsenal nucléaire pléthorique ne cesse de développer de nouvelles armes. Des missiles nucléaires hypersoniques, d'autres à propulsion nucléaire censés voler sans limite, des torpilles nucléaires. President Macron pidas tuumateemalise programmilise kõne Britannia mereväebaasis, taustaks tuumaallvelaev ja teatas, et Prantsusmaa on otsustanud tuumarelvade arvu suurendada ja teiseks, ning see pälvis eriti suurt tähelepanu, laiendada Prantsuse tuumavihmavarju ka sellest huvitatud Euroopa liitlastele. Mida tähendab president Macroni poolt välja kuulutatud uus kaitsekontseptsioon Forward Deterrence, mille võiks eesti keelde tõlkida ka kui eesliini heidutus? Seda tulimegi Pariisi uurima. Pariisi eeslinnas Le Valois-Perrez asuva strateegiliste uuringute sihtasutuses kohtume Prantsusmaa juhtiva tuumarelvastuse eksperdi Bruno Tertraisiga. From the onset, that is from the 60s onward, France has always said what we call our vital interests are not limited to the French territory. Now, if Germany goes, we go. If Germany is threatened with extinction, how can it not be a vital interest for France? There is the belief that, one, Europe is indeed increasingly interdependent, that Russia is obviously, and you know it better than France, again threatening Europe. And 3, that the US is perceived as a less credible protector than in the past. Therefore, France has amplified its calls for more European nuclear responsibilities, indeed. Harri Tiido on praegu meie mees Pariisis. Ta diplomaadist abikaasa töötab Eesti saatkonnas. Tiido näeb Prantsuse kaitseinitsiatiivide mõju meie kaitsele nii. Meie oleme osa Euroopast ja ma arvan, et meie huvides oleks tegelikult, et Euroopa muutuks ühtsemaks ja see on küll nii-öelda paljudele Eesti poliitikutele ja mitte ainult poliitikutele, vaid ka mõnedele võib-olla diplomaatidele selline paar ja sõnapaar, aga strateegiline autonoomia tegelikult oleks ka meie huvides. No see on Prantsusmaa kontseptsioon. See on Prantsusmaa kontseptsioon, mis on tegelikult mitmel korral esile tõstetud. Euroopa strateegilisest autonoomiast hakati Pariisis rääkima 1994. aastal. Vajadusest luua Euroopale USA-st sõltumatu kaitsevõime. Pikka aega suhtuti sellesse mõttesse mujal, ka Eestis, isegi tõrjuvalt, rõhutades, et Euroopa kaitse tagab ainult tugev liit USA-ga ja NATO, kus Ameerika võtmetegija. Nüüd on asjad end võtnud teise pöörde. Euroopa peaks valmistuma selleks, et tuleb eksisteerida ja võib-olla ka askeldada, võidelda ilma ameeriklasteta. Trump, arvestades tema psühhopaatilist, megalomaanilist, egomaniakaalset suhtumist, ta võib lihtsalt torpedeerida NATOs olemist. No meil Eestis on ka kohati ikkagi illusioon, et äkki Donald Trump märkab meie suurt kaitsekulutuste tegemist ja seda, et me oleme Ameerika suur liitlane ja tuleb meile appi, aga nüüd enam seda päris nii öelda ei saa. Kõige tugevam on ta endiselt,
aga usaldust enam ei ole. Kas peaksime hakkama nüüd Prantsusmaale lähenema aktiivsemalt, et Pariisis saaks meie see kõige olulisem partner julgeolekualaselt? Nüüd niimoodi võtta, et me orienteerume täielikult Prantsusmaale, oleks ka tegelikult ekslik. Sest meil on Prantsusmaaga juba niikuinii head suhted. Ja siin on väga hea see, et näiteks, et Malis omal ajal operatsioonil osalesid ka eestlased. See oli tegelikult tollal minu arvates äärmiselt õige otsus. Operatsioonil Malis ja varem Kesk-Aafrika Vabariigis integreeriti Eesti üksused Prantsuse struktuuri. Käsuliin tuli Pariisist. Nüüd tõdeme, et need olid õiged otsused prantslastega koos missioonidele minna. Esmalt seda nii aga ei nähtud. Missioonil koosolek, see annab meile suure võimaluse uksi avada selles riigis, kellega me koos missioonil oleme. Eesti suursaadik Prantsusmaal Viljar Lubi tänu toimunud ühismissioonidele uste avanemist Pariisis reaalselt kogebki. Ma olen nüüd siin riigis olnud 7 kuud ja loomulikult ma kohtun kaitseteemadel iga nädal mitu korda. No vähe on neid kohtumisi, eriti esmakohtumisi, kus meid ei tänata selle eest. Mali eest. Mali või Kesk-Aafrika Vabariigi eest. See, et me sinna läksime väikse liikmesriigina ja väikse partnerina. Kõigepealt nad ei uskunud, et me pakume selle tõsi taga. Ja kui me seal tõesti kohal olime, siis nad olid uskunud üllatunud, kui võimekad on meie kaitseväelased. Ka Harri Tiido leiab, et me ei pea prantslastega nüüd, kui Pariis soovib Euroopa kaitse kujundamises suuremat rolli mängida, enam uusi erisuhteid looma. Prantsusmaa on kohal ka Baltikumis. Järelikult need suhted on juba olemas. Me ei pea hakkama sõnastama suuri loosungeid, et meil on nüüd uus strateegiline liider. No Prantsusmaal on tuumarelvad, teistel Euroopa Liidu riikidel ei ole. Teistel Euroopa Liidu riikidel ei ole, mitmed sinna poole pürgivad ja tegelikult võib olla, et kaude tuumavihmavarju laiendamine võib olla ka soov, et näidata teistele, et võib-olla teil ei ole vaja oma tuumarelva soetada. Konkreetset ettepanekut uue tuumaalase koostöö arendamiseks Eesti Prantsusmaalt seni saanud ei ole. Avaliku info kohaselt on see esitatud 7 riigile. Saksamaale, Poolale, Hollandile, Belgiale, Kreekale, Rootsile ja Taanile. Kuid sinna nimekirja võiksime kuuluda meiegi, usub Prantsusmaa ühe mõjukama päevalehe Le Monde kolumnist Sylvie Kaufmann. I'm not the president of France, so I cannot decide, but I understand that any country which is in a European country which is interested in being associated to this process is welcome. Including Estonia. Including Estonia. Kaufmann kirjutas Prantsuse uuest tuumapoliitikast pikemalt Financial Timesis, rõhutades, et oluline on mõista. Pariis ei soovi liitlastele tuumakoostööd pakkudes mingil juhul võistelda Euroopa kohal NATO raames juba oleva USA tuumavihmavarjuga. Loodame, et see jääb alles, märgib ta. Prantsusmaa soov on anda Euroopale kaitseks Venemaa eest veel üks lisaheidutuskiht. The whole issue is to complexify the calculus for Russia. You know, there's this concept as well of strategic ambiguity. So we will never know which countries are protected, how they are protected. The same goes for the number of nuclear heads. It's never disclosed. Because the point is to make this whole protection much more complicated for Russia. Prantsuse tuumarelvade täpne arv on küll salastatud, aga kui laias laastus teadaoleva info kohaselt võrrelda maailma suuruselt 4. tuumariigi Prantsusmaa arsenali Venemaa ja USA omadega, on see väike. How large is French's nuclear arsenal? You don't know, I don't know, nobody knows, because France has decided to no longer be transparent about it. Personally, I think it's a decision that may be criticized, especially since we complain all the time that other nuclear powers, such as China, for instance, do not have any transparency. But here's what is publicly known. Up until a decade ago, France says we have less than 300 nuclear warheads, and very recently the president said we're going to increase our arsenal. So it's anybody's guess, but certainly we will be over 300, I think very soon. Teada on, et Prantsuse tuumaraketid paiknevad allveelaevadel ja hävituslennukitel. Just nende saatmisega erinevatesse Euroopa liitlasriikidesse plaanitaksegi
tuumavihmavarju kontinendi kohal laiendada, mitte Euroopa liitlaste territooriumidele tuumarakettide paigutamisega. Uurisime ka Kaja Kallaselt, kuidas tema Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana näeb Prantsusmaa uut tuumaalase koostöö pakkumist liitlasriikidele. Meil on Ameerikal tuumarelvad, me oleme NATO-s ja nende tuumarelvade kasutus peaks justkui tegelikult katma ka Euroopat. Nüüd on tekkinud kerge kahtlus, et kas ameeriklased ikkagi on oma lubaduste taga ja sellest tulenevalt on tegelikult olnud surve pigem just Prantsusmaal, et nad seda oma siis tuumarelva nii-öelda kaitset või kokkuleppeid ka teistega nagu rohkem jagaksid. Et tegelikult selle kontrolli jätab ikkagi Prantsusmaa kätte. Ta lihtsalt teeb kokkulepped riikidega, et need tuumarelvad oleksid nii-öelda erinevates riikides. Et mida arvata, kas Eesti võiks saada tuumarelva oma territooriumile? Oi, ma arvan, et ma ei ole selle peale kunagi nii mõelnud, aga see vajab kindlasti ühiskonnaga arutelu, et ühiskond peab olema sellega pardal, et kaaluma kõiki neid riske ja plusse, mis me siis sellest ka võidame tegelikult. Ma lugesin just, et Soome on juba põhimõtteliselt otsuse langetanud, Poola on otsuse langetanud. Soome ei ole, Soome on langetanud otsuse, mis oli tegelikult ammu juba ennem töös, kui Prantsusmaa sellega välja tuli, oli see, et nad muudavad oma seadust, et mis võimaldab ka Soome territooriumil tuumarelva hoida, sest ennem neil oli see seadusega keelatud. Aga ma arvan, et see, et need arutelud on tegelikult nagu positiivne. Just selleks, et me mõtleme kõik koos, mida me saame oma kaitseks teha, kuidas see kaitse tegelikult paremini toimiks. Aga ikkagi, tuumarelv kunagi ka Eesti pinnal. On see täielik utoopia? Mida me nende tuumarelvadega teeme? No meil on siis heidutus kohe seal koha peal Venemaa vastu. Heidutust ma arvan, et üldiselt tuumarelva kunagi ei paigutata potentsiaalse rinde lähendusse. Nad on kaugemalt löögi andmiseks. See, et tuua tuumarelv piiri äärde, see oleks lihtsalt antud juhul mõttetu, sest enamus nende kandjaid on ka kaugemale suunatud. Samas prantslastega toimuvate ühisõppuste käigus ei ole täiesti välistatud, et tuumaraketid võivad ka Eestisse jõuda. See, et üks Prantsuse hävitaja, kellel on, kui mitte tuumarelv kaasa, siis tuumarelva kandevõimekus maandub Ämaris näiteks. See on täiesti võimalik, miks ta peaks olema. Me oleme NATO liikmesriik, kes saab öelda, et nad ei peaks selle maanduma. Nii et selles mõttes on see täiesti loogiline, täiesti võimalik. Nad seda relva, neid rakette sinna maha ei pane Eestisse, et ei jäta tuumavõimekust meile? No mina ütleks selle peale niimoodi, et see on see strateegiline heidutus ka või strateegiline selline ambiguity ja et selline selgusetus. Aga me ei tea. Kokkuvõtteks, väga suure tõenäosusega tuumarakette Eestisse siiski ei tule. Ehkki see ongi heidutuse mõte, et vastane täpselt ei tea, kus teise poole kõige võimsamad relvad asuvad. Kuid selge on see, et meie kaitsealased arutelud on võtnud uue suuna. USA'd ei saa pidada enam nagu seni meie ja Euroopa peamiseks kaitsjaks. Ilmselt ka meie tugevaim kaitsekilp NATO on muutumas. Euroopal ei ole enam muud alternatiivi, kui oma kaitsevõimet igal tasandil tugevdada ja Prantsusmaa, nagu nägite, soovib neis protsessides olla juhtrollis.